Tšau kõikidele kaladele, kindlasti isake videole pöidanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati mind jälgida Instagramis. Ja vaatame siis üle, mida see Mait poolitav nädal on siin kaladele toomas. Mis on siin tulemas kaladele Mait poolitaval nädalal või siis lähitulevikus. Sest tegelikult taros otseselt nagu aega ei ole. Aga mis on kalale tulemas, üks lõpukaart, anna mulle nüüd. Ja tundub, et ei tahtnud ühte anda. Andis 2 kaarti, aga paneme pakki tagasi. Sorry kalad, seekord jäävad lisakaardid saamata, sest ma näen, et tegelikult siin all juba on olemas kõik kaardid. Et vaatasin ise jälle natukene valesti neid asju. Need jätame lõpetuseks. Need lähevad esimesse ritta ja ainult üks kaart tuli siin teile nagu nägu ülespidi. Esimene kaart, mis siis nägu ülespidi tuli, on mõõkade rüütel. Rüütlid nüüd võivad olla austajate kaardid, aga alati ei pruugi. Mõõkade rüütel on kõige kiirem rüütlikaart taro pakis. Ehk siis kui see on siuke austaja energia, siis see võib tähendada seda, et kas teie ellu on tekkinud või on väga järsku siis tekkimas mingi uus austaja. Tegemist peaks olema siukse ausa inimesega, samas jällegi mõõgad, eks ju. Mõõgad võivad näidata siukseid nagu katsumusi, et see võib olla kellegi jaoks ka siuke nagu proovile panev austaja. Ja see aususe energia võib olla hoopis seal rüütli pool, kui see on nagu siuke teie enda energia. Et rüütlid võivad nagu enda energiat ka tähendada, et siukest ausust ja õiglust, et väga võimalik, et siis kui see on teie enda energiakaart, siis kuna see on hästi kiire kaart, siis see kaart kalad ütleb teile seda, et te peate ise natukene kiiremini tegutsema, peate olema aus ja peate olema õiglane ja läbi selle võivad siis teil mingid muutused või arengud elus toimuda. Et võimalusi siin on igalt poolt ja ikkagi see austaja energia on ka olemas ja austaja energiast rääkides kohe teise kaardina siin väljas sauade 4 ja sauade 4 on siis selline nagu ta on liitude põhimõtteliselt tähistamise kaart, et kõige rohkem on ta siuke abieluliidu tähistamise kaart, aga sauade 4-ga põhimõtteliselt on võimalik siis luua ükskõik milliseid suhteid, on need sõprussidemed, töösidemed või armastussidemed ja tegelikult see kaart ütleb ka siis seda, et te saate neid nagu tähistada. Sauad muidugi aktiivsus, loovus, kirglikkus, peate siin ise tegutsema ja läbi selle on siis teie jaoks need võimalused tekkimas. Võib-olla peate kasutama enda loovust, võib-olla peate tegema midagi, mida te teete kirega ja see viibki teid nende uute liitude või suheteni. Kolmanda kaardina esimesse ritta kaladele välja kuradi kaart. Seda kaarti ei ole juba, ma ei tea, paar nädalat vist lugemistes näinud ja tuleb siis nüüd viimases tähtkujus niimoodi üllatusena kaladele välja. Kindlasti natukene peate olema ettevaatlik, sest kuradi kaart võib tähendada toksilisi sidemeid, suhteid, inimesi, halbu harjumusi, sõltuvusi, negatiivset mõtteviisi, muidugi ka illusioonide vangis olemist, eks ju, et ärge laske kellelegi endale mingit pudi silma ajada. Aga muidugi võib ta tähendada ka siukest tugevat kaljukitse tähtkujuga kokkupuudet. Et võimalusi siin on, aga kindlasti peaks siis üritama vältida mingeid siukseid, ma ei tea, ahvatlusi või negatiivseid või toksilisi inimesi või suhteid. Teist rida tahab kalade jaoks alustada karikate 5. Ja karikate 5 on natukene siuke emotsionaalne kaart või pettumustunde kaart või kurbustunde kaart, aga karikate 5 tihti räägib nagu mineviku energiatest. Et siin see kaart võib siis öelda seda, et keegi on natukene liiga tugevalt kinni mingites mineviku kogemustes, sündmustes, inimestes, suhetes või siis ka mingites hirmudes, eks ju. Aga samas karikate 5 on alati siuke kaart, mis ütleb, et te peaksite pöörama ümber ja hakkama uues suunas liikuma, sest uues suunas ootavad teid uued võimalused ja valikud. Ehk kindlasti tasub siin siis nagu edasi tegutseda, sest valikud on ju mitmuses sõna. Ehk siis see tähendab, et on võimalik, et tuleb mitmeid uusi võimalusi ja valikuid. Ja väga võimalik, et te oletegi siin natukene kinni mingites mineviku energiates. Võib-olla see kuradi energia on siis seoses selle mineviku olukorraga või võib-olla on see mingi minevikus olev inimene, suhe, midagi taolist. Kindlasti ärge siis laske sellel inimesel enda ellu tagasi tulla, kui juba korra asjad läksid väga halvasti, siis 80% kordadest, kui inimesed lähevad ikka mingi väga suure põhjusega lahku, siis 80% kordadest, kui nad lähevad uuesti kokku, siis nad lähevad ikkagi uuesti laiali. Et ei ole mõtet siin aega raisata mingite toksiliste inimestega. Eelviimase kaardina on siin aga kaladele tulnud välja õnneratta kaart.
ja õnneratakaart kindlasti ütleb siis nagu seda, et ei tohiks jääda siin koha peale kinni või ühe koha peale seisma. Sest õnneratakaart ütleb, et kui te jääte ühe koha peale seisma, siis võib teid hakata saatma nagu sihuke halb õnn või ebaõnn ja võivad mingid asjad või olukorrad teie jaoks sootuks ära lõppeda. Samas õnneratas aga ütleb, et kui te ise tegutsete, siis universum saadab teile juurde uusi võimalusi, uusi valikuid, võib-olla ka uusi inimesi ja peaks teid saatma siis ka hea õnnega. Ehk siis igal juhul tasub siin edasi tegutseda. Võib-olla ei ole vaja kiirustada nagu see mõõkade rüütli siin energiat kiiresti, eks ju. Et piisab ka sellest, kui te lihtsalt aeglaselt liigute edasi, et ainuke asi ongi see, et on vaja liikuda edasi, mitte seista nagu koha peal. Ja selle poolest peaks siis kõik teil nagu hästi minema, kui te seda teete. Ja no nii, viimase kaardina õnneks on positiivne kaart siin kaladel ja viimane kaart on siis karikate 3 ja karikate 3 on tegelikult pidustuste ja tähistamiste kaart. Ehk siis väga võimalik, et hoopis see õnneratas siin näitabki seda, et peale mingit siin rasket olukorda, suhet või sidet minevikus, võib-olla ka abielu, võib-olla kellelgi läks abielu laiali siin selle sauade 4-ga, sest tegemist oli mingi toksilise inimesega, kellel olid mingid halvad harjumused, sõltuvused või negatiivsed mõttelaadid või midagi taolist. Ja võib-olla see õnneratas just räägib nüüd seda, et te olete hakanud või hakkate edasi tegutsema ja see viib teid sellesse karikate 3 nagu siuksesse tähistamise energiasse. Karikate 3 on ka väga hea siuke nagu sõprussidemete või suhete kaart, eks ju. Ja muidugi karikate 3 võib tähendada ka seda, et mingite pidustuste või tähistamiste käigus võite te tutvuda mingite uute ja huvitavate inimestega. Aga kui te siis tutvute uute ja huvitavate inimestega, siis ma pigem arvan, et see on see mõõkade rüütli energia, mis väga järsku võib teie ellu tulla. Samas peate te usaldama piisavalt enda intuitsiooni ja sisetunnet, et kui siin on see kuradi energia, et kellelgi on siin mingid halvad kavatsused või ma ei tea, seksisõltuvus või mis iganes, et keegi võib olla siin füüsilise kontakti peale väljas, et te peate selle siis nagu ära tuvastama ja kui teil endale tundub midagi kahtlast, siis pigem usaldage iseennast ja astuge olukorrast nagu eemale. Samas siin ei ole nagu sihuke meeletult kuri energia ka selles lugemises, sest ikkagi see sauade 4 on väga positiivne sihuke liitude loomise ja liitude tähistamise kaart, et kui te suudate vältida negatiivseid inimesi, halbu harjumusi, sõltuvusi, negatiivseid mõtteviise, siis tegelikult ei ole teil siin karta midagi. Kalad. See oli siis selleks korraks teie lugemine ja kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida ka Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas.